Vaadake, mida ma olen saavutanud. Vaid 5 sentimeetriste minipistikute abil olen rekordajaga saanud kasvama kiivi, sõstra ja viigipuu palju kiiremini kui tavaliselt. Ja seda kõike tänu ühele meetodile, mis ausalt öeldes jätab teid suu lahti. Brasiilia minipistiku meetod. See on ülimalt lihtne, väga tõhus meetod ja igaüks teist saab seda kodus teha ilma keerukuseta ja raha kulutamata. Täna näitan teile samm-sammult, kuidas see töötab, sest see on tõesti seda väärt. Brasiilia meetod põhineb väga noorte, väga väikeste pistikute kasutamisel ja nende hoidmisel ideaalse niiskusega, et nad kiiresti juurduksid. Ja mis kõige parem, seda saab teha koduste vahenditega. Aga enne kui tööle asume, vaatame üle, milliseid materjale meil vaja läheb. Neid pole palju, need on väga lihtsad asjad, mida igaüks saab hankida. Kõigepealt on vaja suurt 8-liitrist pudelit, mis saab meie paljundusnõuks. Samuti on vaja tugevaid kääre või luga, kasutage seda, mis teil käepärast on. Vaja läheb ka liiva. See võib olla jõeliiv, filtreeritud liiv või isegi ehitusliiv, aga väga oluline, see peab olema täiesti puhas. Kui see ei ole puhas, peseme seda mitu korda, kuni vesi jääb täiesti selgeks. Natuke vatti, mida kasutame äravoolu katmiseks, et liiv välja ei pääseks. Samuti on meil vaja aloe veerat ja kaneelipulbrit. 2 klassikut, mis aitavad väga palju, et väikesed pistikud ei rikneks ja hästi kasvama hakkaksid. 10 mahuvesinik peroksiid, mida leiab igast apteegist 3% kontsentratsiooniga. Liiter vett lihtsalt kastmise ettevalmistamiseks. Ja lõpuks meie peategelased 3 väikest sõstrapistikut, 3 väikest kiivipistikut ja 3 väikest viigimarjapistikut. Kõik 3–5 sentimeetri pikkused. Kõigi nende asjadega on meil juba olemas kõik vajalik, et oma paljundusaparaat kokku panna ja alustada Brasiilia meetodiga. Nüüd hakkame pudelit ette valmistada. Kõigepealt asetame 8-liitrise pudeli külli. Järgmisena teeme väga ettevaatlikult pudelile pikisuunalise lõike. Peaaegu pooleks, kuid jätame ühe külje lõikamata. See külg, mille lõikamata jätame, toimib meil kui hingedega gaas, just kui väikese kasvuhoone gaas. Nüüd võtame noa ja pudeli kõige madalamast osast mõõdame umbes 2 sentimeetrit ülespoole. Täpselt selles kohas teeme väikese augu. See auk tähistab maksimaalset veetaset, mida meie paljundusnõu mahutab. Kui vesi tõuseb sellest kõrgemale, voolab see lihtsalt sellest väikesest august välja. Seejärel paneme selle augu sisse natuke vatti, et liigne vesi saaks rahulikult välja voolata, kuid liiv ei pääseks paljundusnõust välja. Nüüd lisame liiva. Valame otse umbes 7 sentimeetrit liiva sisse. See jaotub nii. Esimesed 2 sentimeetrit on veehoidla, osa, kuhu jääb kõige rohkem vett. Ülejäänud 5 sentimeetrit on ülemine osa, kuhu paneme oma väikese pistiku. See osa on alguses kuivem, kuid tänu kapilaarsusele niiskub see hiljem ise. Kui võimalik, jätame pudeli üleossa 1 sentimeetri vabaks, et kastmisel vesi üle ei voolaks ega määriks. See disain võimaldab süsteemil töötada kapillaarsuse põhimõttel. See tähendab, et kõige alumise otsa jäänud vesi hakkab aeglaselt ülespoole liikuma, pakkudes ideaalset niiskust ja õhutust, et väikesed pistikud saaksid juuri kasvatada ilma mädanemata. Hästi, nüüd hakkame minipistikuid ette valmistama. Lõikame minipistikud 3–5 sentimeetrit pikkad, igal võimalusel 1 pungaga. Lõikame 3 tikripistikut, 3 kiivipistikut ja 3 viigimarjapistikut. Kui need on valmis, on väga oluline neid korralikult ette valmistada, et vältida seenhaigusi, sest meie minikasvuhoones saab olema väga kõrge õhuniiskus ja see võib soodustada patogeenide teket, kui me ettevaatusabinõusid ei rakenda. Seega anname neile enne istutamist loodusliku ennetava vahendi. Kõigepealt niisutame lõikepinda aloega, nii alt kui ülevalt. Aloe on imeline, sest see kaitseb pistikukudesid, stimuleerib juurdumist ja sisaldab looduslikke hormoone, mis aitavad väga palju kaasa sellele, et pistik hästi kasvama läheks. Seejärel kanname lõikepindadele kaneelipulbrit. Kaneel on looduslik seenevastane aine, mis hoiab ära seened ja mädanemise. Seetõttu ongi nii oluline katta need väikesed haavad pistikul kaneeliga. Ja nüüd ongi minipistikud istutamiseks valmis.
Nende paigutamiseks ei ole vaja teha auke ega soone. Lihtsalt võtame iga minipistiku ja pistame selle otse alla umbes 2–3 sentimeetrit liiva sisse. Väga lihtne, ung alati ürasmed olla. Paigutame need nii, et teaksime, milline on milline. Nüüd hakkame kastmist ette valmistama. 1 liitri vee kohta lisame 1 teelusikatäie 10 mahuvesiniku vesinikperoksiidi, see on 3%. Kui teil on tugevam vesinikperoksiid 20 mahuühikut, siis pool teelusikatäit. 40 mahuühikut, siis vaid mõned tilvad. See segu aitab vältida seenteteket ja annab substraadile hapniku. Nüüd kastame väga aeglaselt, lastes liivalt tasapisi vett sisse imada. Kui näeme, et vesi hakkab äravoolu august välja tulema, lõpetame. See tähendab, et paak on täis ja liiv saab niiskust kapillaarselt. Ja nüüd tuleb midagi väga olulist. Koht, kuhu me selle asetame. See paljunduskast peab olema kohas, kus on kaudne valgus. See tähendab, et otsest päikest ei tohi olla, sest liigne kuumus võib pistikuid kahjustada. Nüüd valmistame loodusliku ennetusvahendi, et kõik oleks puhas ja seeneteta. 1 liitrile veele lisame näpu otsatäie kaneeli, segame korralikult läbi, filtreerime peene riidega ja valame segu pihustisse. See segu on seenevastane, väga ohutu ja kanalis väga soovitatud. Ideaalis kasutame seda iga 3–4 päeva tagant. Nii on väga raske, et seenhaigustega probleem tekib. Nii, nüüd on möödunud 6 nädalat ja vaadake seda. Vaadake, kui ilusad juured on nendel väikestel sõstra, kiivi ja viigimarja pistikutel kasvanud. Tõesti, see on uskumatu, kuidas see Brasiilia meetod töötab nii väikeste, vaid 5 sentimeetriste tükkidega ja vaadake ometi tulemust. Mind üllatab iga kord üha rohkem, kui hästi see toimib. Ja kasutan juhust, et teile midagi olulist öelda, kui saate seda teha 2 kuu ajal, on veelgi parem. Selles faasis liigub mahk juurte piirkonda ja pistikud juurduvad tavaliselt palju kergemini. See ei ole kohustuslik, aga aitab päris palju kaasa. Pidage ka meeles, et igal taimel on oma kasvutempo. Mõned võtavad natuke rohkem aega, teised arenevad kiiremini. Oluline on mitte propagaatrit kogu aeg avada. Laske tal rahulikult oma tööd teha, selleks me ta ju nii ette valmistasimegi. Kapillaarsus hoiab niiskuse ideaalsena, ilma et me ise peaaegu midagi tegema peaksime. Ja ongi kõik. Kui video teile meeldis, oleksin väga tänulik, kui annaksite sellele meeldimise, jagaksite seda kellegiga, kellele see kasuks võiks tulla ja eelkõige jätaksite mulle kommentaari, kas kavatsete seda süsteemi proovida ning milliste taimedega sooviksite, et me seda järgmistes videotest katsetaksime. Suur kallistus ja kohtume juba järgmises videos.